Siin olemegi vahest ka linnutornis, et üsna kesksel kohal, kus need suured samad lindudele rändeteed üle lähevad. Siin on kenasti ka väike infotahvel, mitmed projektid, mis on just kaitsnud veelinde ja nende rändeteid. Nii et mõelda nüüd, et see on see kõige toredam koht, kuhu panna mingi tööstus püsti 300 meetri kõrgune. Ma arvan, et siin loodusteadlaste haridusega inimesed ühte teist tööta või arvata. Ei, see on ikka totaalne lollus. Siin on väike laukaned Euroopa rändeteel. Aga siin rändavad mitte ainult väike laukaned, vaid väga paljud haruldased linnud. Ja sügisel praegu on näiteks kogunenud sookurgede metsikud pargid põlvna. Ja kõik nad lendavad siin samast üle Matsalu rahvuspargis. Ja kui nüüd siia panna Tallinna teletornide selline park, selline mets, siis võib kindel olla, et need sookured tuhandete kaupa, kes lendavad ja hämaras lendavad peaga vastu neid torne, Tallinna teletorne või nii-öelda Matsalu teletorne. Ja kukuvad alla, aga mitte ainult nemad. See on sama jabur idee, kui näiteks Yellowstone'i rahvuspargi keskele teha tuulepark või Serengeti keskele. Enam jaburamat ei ole võimalik. Kõik ei taha muidugi oma kodu juurde, aga sellise plaaniga välja tulla. On raske uskuda, et terve mõistusega. Võib-olla inimene, kes ei tea, mis on, vaatab suvaline koht vaba maa. Siin on isegi vaatad, et laiem küsimus tekib, et ise haridusvaldkonna inimesena tahaks küsida, et kas me oleme õpetajatena kuskil hariduses nii suured lüngad teinud, et mõnel Eesti inimesel tuleb selline idee pähe. Aga need ei ole Eesti inimesed, aga ma arvan, Eesti inimesed on arukamad ja ka sellest ma loodan, et ei tule midagi välja. Aga kui on rahalõhn ja Euroopa Liidu rohepööre, see on ju täiesti peab muidugi roheliselt käituma olla, aga ajada nii-öelda rahvuspargi külje alla tuuleparki. Muuseas, Alutaguse rahvuspargis on kaugemale mindud, sinna tahetakse panna. Seal, kus on vaikus ja suured rabad ja juba on planeeringuga kaugemale. See absurd ongi see, et ühtepidi me tahame loodust kaitsta ja hoida ja räägime seda, et seda on järjest vähem. Ja siis me ütleme, et okei, aga võtame selle väikese vähese looduse ka veel kõik maha ja paneme siis sinna veel tööstusobjektid peale, et see on nagu... Et saab odava elektri ja kõik rohelise elektri, aga mis see maksma läheb, sellest ei taheta rääkida. Kinnitada seda, et see läheb palju kallimaks, kui meile lubatakse roheline tulevikku. Praegu on ilus roheline ja sookured on ka juba ringi. Valitakse kõige ilusamad kohad. Nüüd jõudis Läänevala, Kas te ei taha Haapsalusse? See on Haapsalu linn ju. Ei taha. Oma tuulepark. Ei taha. Ennem oli tunne, et Tallinna Botanika juures on selline teletorn, aga kui teete, kui siia tuleb mingi 10 sellist natuke ilus. Oleks veel, et sellistest projektist oleks nagu mingit reaalset kasu, eks ole. Me teame ju täiesti ametlik informatsioon, andmed on kõik kättesaadavad, et need tuulepargid ei tasu ära, eks ole, et see ei ole roheline elekter tegelikult, kui sa kõiki mõjusid arvesse võtad, tervisemõjud sinna otsa veel, et siin ei saa kasutada nagu seda ära leierdatud ütlust, et mis te siin tead ei taha oma tagahoovi asju, eks ole. Et see ei ole üldse see koht, et siin on väga kahjulikud projektid. Jaa, aga siin on inimesi suht vähe, aeg-ajalt mõni turist tuleb siia torni, aga siin on läbi hallide aegade linnud rännanud. Põhjast lõunasse, lõunast põhja, eks näite sügisel. Ja suurturg on ainult üks või väike laukani, need on väga palju, see loeng läheb väga pikaks. Ja pisikesed linnud ja nad lendavad, tulevad siin sadade tuhandete kaupa, lendavad siin mööda. Ja kõik, kui need nii palju on, nagu nende maanteele teha sellised takistused, siis on midagi head sealt ei tule. Nii et ma loodan, et seda ei tule siia, aga sellest tuleb rääkida. Ja me teeme kõik, et seda takistada. Tuleb takistada. Ja õnneks inimesed on ka järjest aktiivsemad ja uurivad ise asju ja võtavad... Ja siin on praegu tuult küll,
aga veel, kui teate, 300 meetri kõrgusel on palju suurem tuul, eks. Aga siit samast üle meie peade lendavad eriti hämarikus ja praegusel ajal lendavad kümned ja 100 000 linnud, mida me praegu ei näe.